palmipuude püha, siis ma võtsin teksti Johannese evangeeliumist seekord, enne me lugesime Luuka evangeeliumist. Aga Johannese evangeeliumis on ka üks huvitav tekst ja see on Johannese 12 ja 12 ja sealt edasi, kelle ta on piiblist saate jälgida. See on ka üks huvitav tekst. Erinevad evangeeliumid lähenevad erinevatel viisidel ja nagu ma aru saan, on evangeeliumid üles ehitatud just erineva suunitlusega ja sellepärast on ka seal mõned erinevused. 12-19. Järgmisel päeval kuulis pühades, võtan siit, see on see uus tõlge jälle ja ma olen vana tõlki järgi parem. Järgmisel päeval, kui palju rahvast, kes oli tulnud pühi pidama, kuulis, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, võtsid nad palmipuude oksi ja läksid välja temale vastu ning hüüdsid: Hoosianna, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis noore eesli ja istus tema selga, nõnda nagu on kirjutatud. Ära karda, Sioni tütar, vaata, sinu kuningas tuleb ning istub eesli sälu seljas. Sellest ei saanud jüngrid esialgu aru, aga kui Jeesus oli austatud, see taevasse läinud, siis meenus neile, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. Nii andis temast tunnistus rahvas, kes oli tema juures, kui ta Laasaruse välja hüüdis hauast ja tema üles äratas surnust. Sellepärast ka rahvas läks temale vastu, sest nad kuulsid teda selle tunnustähe teinud olevat. Siis fariseerid rääkisid isekeskis: eks te näe, et ei saa midagi teha, vaata, maailm jookseb tema järele. See on üks huvitav tekst, mis nüüd Johannes on kirja pannud. Ja siin mõned asjad, mida ma tahaksin esile tuua, on see, et me näeme, et Jeesust oodati kui poliitilist messiat. No, nagu me juba sissejuhatuses rääkisime, et Iisrael ootas vabanemist Rooma ikke alt. Võib-olla täna ka mõtleme selle peale, et kas me tahame nüüd ikkagi vabaks saada Euroopa Liidu ikke alt, võiksime nii öelda, kus tulevad kõik need direktiivid ja kõik need korraldused ja suunitused, mida kõike me peame tegema siin Eesti riigis. Üsna analoogne olukord. Ja me mõtleme, et kes siis on, see päästab meie Eesti riigi. Kas Jeesus tuleb nüüd uuesti messiana siia ja teeb platsi puhtaks? Või on siin midagi muud? Me näeme, et isegi tolleaegsed vaimulikud olid väga hämmastunud ja olid üsna jõuetud Jeesuse vastu. Sest Jeesus tegi asju, mida nemad ei suutnud teha. Tolle vaimulikud ei suutnud ühtegi inimest terveks teha. Nad ei äratanud ühtegi surnud ülesse. Jeesusel oli üleloomulik tarkus rääkida asju, nagu nad ütlevad, nad räägib kui see, kellel on meelevald. Meelevald, see on midagi, mis puudutab inimesi, mis muudab inimesi. Samamoodi nagu Jumal tahab anda meile täna meelevalda, et rääkida kõige meelevallaga inimeste ellu nii, et Jumala püha vaim teeks tööd inimeste südametes. Jumal on see, kes on vägev selles asjas tegema. Nüüd küsimus on meil, kas kogu maailm jookseb Jeesuse järgi? Ma usun, et nad hakkavad jooksma Jeesuse järgi, kui Jumal hakkab sinu ja minu kaudu tegema seda tööd, mida Jumal tahab, et me teeksime. Mõistate? Jumal on meil nii väga armastanud sind ja mind, et ta tahab, et nüüd see Jeesuse töö, meie oleme Jeesuse jüngrid. Kas pole nii? Jüngri tähendab mida? Jeesuse järgija. Me järgime, me kopeerime Jeesust. Kas lihtsalt kopeerime Jeesust? Me kopeerime Jeesust selle võrra, kuidas Jeesus palub, et me teeksime asju. See tähendab, et me võtame Jeesuselt ja Jumala püha vaim annab sulle ja sa teed neid asju, mida Jeesus palub sul teha. Ja sellega kaasnebki see jumalik vägi, mis Jumal toob esile, mitte sina ei too esile, vaid Jumal sinu kaudu püha vaimu läbi toob sinu ellu. See on hämmastav, mida tegelikult Jumala sõna toob esile. Ma usun, et kogu maailm
hakkab jooksma Jeesuse järgi, kui üks vaimulik ärkamine läheb lahti. Me oleme näinud seda ajaloos. Kui Jumal hakkab midagi tegema sinu ja minu kaudu, siis kõik on uudishimus kohal. Mis toimub? Kes sai terveks? Miks ta sai terveks? Mis juhtus? Miks tema elu muutus? Tema enam ei tahagi juua, tema ei tahagi enam suitsetada, tema ei tahagi enam narkootsi kasutada, ta ei tahagi enam võõraid jumalat teenida, enam ei olegi sensitiivide juures, ei käi nõidad juures. Miks ta enam ei käi? Miks ta seal nüüd kirikusse läks? Miks ta nüüd muutus? Kuidas ta muutus? Mis juhtus tema elus? See on see, mida Jumal tahab teha sinu ja minu kaudu. See ongi see hämmastav asi, mida Jumal teeb ja tahab teha ja on teinud läbi aegade. Ja me näeme siin, et tolleaegsed variserid ja kirjatundjad ei saanud Jeesuse vastu. Nagu te näete, läbi aegade või läbi ärkamise ajaloo on ka need, kes siis need suured teoloogid, kes ei saa aru, mida Jumal teeb ja nad on nende asjade vastu. Me näeme seda. Te võite ajalugu tagasi kerida ja sealt tuleb see väga ilmekas joon välja. Kui Jumal hakkab tegema asju, mis ei mahu nende füüsilisse mõistusesse ja läheb, ütleme, nende teooriaga vastuollu, siis korraga nad ei saa aru, mis toimub. Seda juhtus ka 90. aastatel, kui oli ärkamine. See juhtus ka, kui eelmise sajandi alguses ja üle-eelmise sajandi lõpus, kus oli suured ärkamised, kus oli vastuseis kõigele sellele, mida Jumal tegi. Aga Jumal ikka tegutses edasi. Jumal ei vaatanud selle peale. Millised meie täna oleme? Kas jookseme Jeesuse järgi? Ainult siis, kui ta meile mõne ime teo teeb. Kuidas on meie seis täna, kes me oleme täna, kes me usume Jeesusesse, kes me täna oleme siin ja kes on ka kodudes haiges? Kas me jookseme Jeesuse järgi? See on küsimus meile, mida me peame iseendalt küsima ja iseendale vastama Jumala ees. Kas ma tahan oma elu pühendada Jeesusele ja lükata kõik need ebajumalad ja kõik selle endast kaugemale ja endast eemale, mis viivad meid Jumala tahtest välja? Kas usume Jeesusesse ka siis, kui me kohe ei näe tulemusi? Nagu täna, meid on täna siin mõnikesi, ei ole massid koos. Kui me vaatame ja lähme välja, siin on palju inimesi käin ümbruses kogu Hiiumaal. Ma usun, et Jumal toob lahendusi. Kas anname Jeesusele ära? Kas anname Jeesuse ära, kui enamus hülgavad Jeesuse? On palju inimesi, kes hülgavad Jeesuse ja küsimus, kas me läheme selle vooluga kaasa. See on läbi ajalooga koguduses probleem, et miks inimesed lahkuvad kogudusest. Nad hülgavad Jeesuse. Nad hülgavad Jeesuse mingitel põhjustel, mingitel arusaamadel, kes tulevad nende ellu ja nad lähevad tagasi kuradi juurde. Õigemini tegutsevad koos kuradiga. Nii ka see juhtub, juutidega juhtus sama asi. Me näeme, et algul nad võtsid ta vastu kui messia. Nüüd tuleb, paneme nüüd kõik riided tema selga ja õnnistatud olge, kes tuleb issanda nimel ja vaatad, panevad krooni ka veel vähe. Natuke aega läks mööda ja siis nad juba hüüdsid, lööge ta risti. See on üsna tüüpiline inimene ka tänapäeval. Et me tuleme Jumala kogudusse, halleluuja. Ja kui me läheme kogudusest ära, siis me mõtleme, et ei tea, on see ikka täiesti jama värk, mis seal koguduses toimub, et on see ikka väärt seal käimist. Kas ikka Jumal teeb neid asju, mida nad räägivad? Kas ikka on need asjad, mida me Piiblist loeme, on ikkagi tõde? Korraga kurat tuleb sind ründama. Ära hävitama seda, mida Jumal tegelikult on vaikselt sinu vaimu istutanud. See lugu läheb siit edasi, see on huvitav. Me näeme, et siin korraga tulevad kreeklased tegevusse. Ja see tekst, mis siin on siis 20-26.
mida Jeesus toob ka väga huvitavalt välja, loeme siit Johannese 12:20 ja sealt edasi. aga nende seas, kes olid tulnud pühiks palvetama, leidusid mõned kreeklased. Need tulid nüüd Philippuse juurde, kes olid Betaaniast, Galilea linnast ja palusid teda, öeldes: Isand, pange tähele, Isand, me tahame Jeesust näha. Philippus tuli ja ütles seda Andriasele ja Andrias ja Philippus tulevad ning ütlevad seda Jeesusele. aga Jeesus vastab neile ning ütleb: tund on tulnud, et Inimese poeg austatakse. tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei kuku mulda ega sure, jääb ta üksi. aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. kui keegi mind teenib, see järgigu mind, ja kus mina olen, seal peab olema ka minu teenija, ja kes mind teenib, seda tahab Isa austada. see on üks huvitav asi, mida Jeesus siin esile tõi. ma tooksin mõned asjad siit välja. ma tooksin kreekakeelsed või kreeklased, siis võiks öelda, on nagu tänapäeva inimesed, kes on sinu ümber iga päev. kes tulevad ja neil on mingisugune huvi, kas kaudne või otsene huvi ka vaimulike asjade juures, aga nad ei julge otse minna Jeesuse juurde. see on huvitav. Nad kardavad kirikut, nad kardavad kogudust, nad kardavad isegi piiblit lugeda või isegi mõnda traktaati lugeda. äkki midagi juhtub nende elus. äkki nad saavad kristlasteks äkki nad peavad millestki loobuma, äkki nad peavad midagi ära andma. Neil on nii palju hirmusid. Philippus, oled sina võrdkujuna. sina oled nagu see Philippus, kelle juurde need inimesed tulevad, kui sina tunned Jeesust. Philippus käis koos Jeesusega, ta tundis Jeesust. Andreas, kes on siis Andreas, võiksime võrdpildi tuua. Andreas on nagu sinu sõber, kristlane, kes siis ka nagu kaugvaatlusel, ta ei ole otseselt, aga ta tuleb ka ja nüüd Philippus ja Andreas on need kaks kontaktisikut, kes viivad selle inimese Jeesuse juurde, kes juhatavad inimese Jeesuse juurde. sinu sõbrad tegelikult otsivad Jeesust ja sa vajad oma kõrvale teist kristlast, et kolmekesi minna Jeesuse juurde, et Jeesus tuleks kõige oma väega selle inimese ellu, kes Jeesus tahab näha ja kogeda. sina oled see kontaktisik. sina oled see kontaktisik Jumala silmis. Jumal on tõmmanud sind maailmast välja selleks, et sina oleksid see kontaktisik. ja sul on see vastutus, nii nagu Philippusel ja Andresel oli see vastutus. ja ta ei hakanud tagasi lükkama, oi kreeklased, ei, see on ainult juutidele kuulub see värk, et minge teie nüüd, kus kuulmata teed, et ärge teie tulge siia, et mis siin nüüd on. et katsuge nüüd kaugelt vaadata, mis toimub, aga meie oleme need juudid, meile kuulub see pärandus, kõik see värk. eks alguses oli ka neil see tegelikult see arusaamine, et ainult Jeesus tuligi juutide pärast siia. aga pärast Jumal muutis seda. Jeesus läheb siin edasi selle asjaga. Jeesus räägib siin neile oma ristisurmast, et ta peab surema meie kõigi pattude eest ja eksimuste eest, ka kreeklaste eest. mitte ainult juutide eest, vaid ka kreeklaste eest, antud kontekstis ma ütleksin. ja see on nagu huvitav, mis paneb tegelikult mõtlema meid. meie sõprade eest, ütleme siis nii.
meie töökaaslaste eest, meie lähedaste inimeste eest, kes meie külas elavad või meie ümber elavad. me oleme jätnud need hooletusse. me ei ole viinud neid Jumala juurde. me laulame küll halleluuja laulusid siin, aga tegelikult me ei ole evangeeliumiga jõudnud nendeni, mis muudaks nende elu. me oleme kartnud, me oleme arad, me kardame anda edasi sõnumid, mis muudaks nende elu. Jeesus lähebki siin edasi ja ta toob välja siin mõned huvitavad tõed. kui sa ei sure oma minevikule, ei saa sa tegelikult elu näha. see tähendab, sa annad oma mineviku Jumalale ja otsustad elada koos Jumalaga tulevikus. vahel on inimestel komme meenutada minevikku, ühes mõttes on see hea, kui sa meenutad asju, mida Jumal on teinud, Taavet ka tegi seda. aga kui sa meenutad asju, oma läbikukkumisi, oma halbu asju, harjumusi, pattusid, mida sa kunagi teinud oled või asju, mis ei kannata üldse päevavalgust, siis Jumala sõna ütleb väga hästi selle kohta, et kui me oma patud tunnistame 1. Johannese kirjas, siis on Jumal nii ustav, nii õige, et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. see tähendab, et Jumala silmis seda enam ei ole olemas. see on minu arust kõige hämmastavam asi, mida me ei tohi ära unustada. ja selle kohta on isegi öeldud, et Jumal on visanud need kõige sügavamasse merepõhja ja kaldale on pandud silt õngitsemine keelatud. ära õngitse neid pattusid enam välja, mis kunagi oled Jumala üle andnud. Jumal ei tuleta siin meelde, Jeesuse Kristuse veri on pesnud puhtaks sinu südame, kui sa oled andnud ennast Jumalale üle. see on see hämmastav Jumala töö, mida Jumal teeb. ja siin Jeesus ütleb, et kui nisuiiva ei sure, siis see ei kanna vilja. me peame surema oma tahtele, oma egole, oma igasugustele asjadele, mis takistavad Jumala tööd sinu elus. kui armastad oma praegust elu ilma Jeesuseta, kaotad sa selle tegelikult jäädavalt. see on nii oluline mõista. kui sa armastad oma elu täna ilma Jumalata, siis sa tegelikult kaotad selle. parem hiljem sa lihtsalt kogu näed, et sa oled õnnetu. miks? sest korraga sa oled kaotanud Jumala juhtimise, Jumala käed, mis hoiavad sind, Jumala abi, mis tegelikult on sind kandnud, ja korraga sa pead üksi hakkama saama koos kuradiga. sest kui sa enam ei ole Jumala kaitse all, siis kurat on see, kes juhib sind kogu aeg hullemasse ja hullematesse situatsioonidesse, milles lõpuks oled nii halvas olukorras, kus sa mõtled nagu kadunud poeg, kes hakkas lõpuks mõtlema, et armas aeg, kuidas ma siia olen sattunud, sigade juurde, minu isa majas on ju kõik olemas. nii et Jeesus toob siin nii huvitava tõe välja ja ta ütleb siin veel edasi, et kui sa ei vihka oma elu või kui sa ei anna oma elu üle Jumalale, siis sa kaotad selle. mis tähendab, et vihkad oma elu? see tähendab, et annad oma ego, oma soovid Jumala kätte ja Jumal paneb sinu sisse täiuslikult hea elu ja jumalikud soovid. see on Jumala ime tegelikult. see on täielikult Jumala ime. kui Jumal paneb korraga oma soovid sinu sisse ja korraga sa mõistad seda, see ei ole siis enam käsk sinu jaoks, vaid see on korraga, jess, ma tahan, ma igatsen seda, ma igatsen Jumal seda, mida sina praegu minu elus teed, ma tahan, see, mida sa Jumal mulle praegu näitasid, ma igatsen seda teha. isegi kui vahel raske on. jaa, vahel on väga raske. aga Jumal nagu kannab sind läbi, ta hoiab sind nagu ja ta nagu juhib sind vaikselt, sammhaaval. ja see on nii hämmastav.
Jumal tahab anda sulle Jumala poolt parima elu, mida Jumal on sinu jaoks valmis pannud. Ja see on nagu minu jaoks nagu nii oluline mõista. Jumal on minu jaoks valmis pannud selle elu, mis elu ma täna elan siin Käinas. Miks ma olen siin Käinas? Miks ma tulin siia Käinasse? Miks ma olen erinevates kohtades olnud? See on minu elu koos Jumalaga. See on see, miks Jumal on mind kutsunud oma riiki. Teil ei tarvitse see kutse olla, teil on võib-olla mingi teine kutse, aga see on üks nauditav elu, sest sa naudid elu koos Jumalaga. Kuigi võib-olla füüsiliselt mõnikord on raske, sa pead minema läbi erinevatest olukordadest ja raskustest ja palju küsimärke mõnikord, et Jumal, miks ei lähe nii, nagu mina tahan. Ja kui sa vaatad siis selja taha koos Jumalaga, et Jumal, näita mulle, miks need asjad on nii läinud. Siis sa korraga märkad, et Jumal tegelikult on sulle valmis pannud parima. Ja vahel mina arvan, mis on parim. See on see meie inimlik mõistus, me vahel arvame, mis meie jaoks on parim. Aga Jumal teab, mis on meile tegelikult parim. Nii et meie parim ja Jumala parim ei saa võrdusmärki vahele panna tavaliselt. Sest me oleme nagu inimlikud. Aga Jumal näeb kaugemale, see on see küsimus. Me ei näe hetke olukorda, täna on siin võib-olla võib-olla on tõesti parim olla siin meie kodus kuni aegade lõpuni kogudusega. Ja mugav, mõnust ja te ei pea kuskil välja minema. Ja, me peaksime välja minema, see on uus väljakutse jälle. Peame hommikul minema asjad jälle kotid kätte, minema sinna saali ja jälle valmis panema ja rohkem aega läheb ja nii edasi. Raha läheb rohkem välja ja. Aga Jumal näeb kaugemale, miks välja minna siit kodust. Sest et ka teised inimesed tahavad tulla sinna. Need, kes on väljaspool kogudust. Nii et me peame vaatama läbi Jumala prisma, läbi Jumala silmada, siis me näeme. See, mida Jeesus läheb edasi siin, mida ta ütleb sellele kreeklastele, et Jeesus igatseb, et me järgneksime talle. Et sina järgneksid Jeesusele. Et Jeesus oleks sinu eeskuju. Sinu mehe kuvand. Mees, kes on nagu Jeesus. Kes kõneleb, kes juhib, kes toob esile asju, mida Jumal tahab esile tuua. See on hämmastav. Jeesus tahab, et me järgneksime talle. Jeesus tahab, et me teeniksime teda. Vaata, kui me oleme otsustanud teda järgida, siis meil on võimalus juba ka Jeesus teenida. Selles kas või väikestes asjades. Sõnade näitamises või lõikamises siin nende filmi heli lõikamises või toolide panekus või mis iganes siin koguduses vaja teha, tänavatele minna ja küsitlusi, nagu me tegime siin, minna tänavatele lihtsalt asju teha. See ei pea olema mingi müstiline asi, millega me teenime Jeesust, vaid iga samm, mida me teeme koos Jeesusega, on Jeesuse järgimine. Jeesus igatseb, et me teenime järgimine ja oleme järgijad, oleksid temaga seal, kus tema on, see on siis taevas. Jeesus igatseb, et me oleksime, kes me oleme teenijad ja järgijaid, oleksime ka taevas. Ütleb Jeesus siin väga hästi. Küsimus, kas sa tahad taevasse minna? Küsimus, kas sa tahad Jeesusega olla igavesest ajast igavesti seal üleval taevas, kus ei ole muresid, kus ei ole piina, kus ei ole külma ega nälga ega probleeme? Ma ütleksin veel kord, et siin maapealne elu on valmistus taevaks sinu elus, kus sa õpid Jeesust tundma ja kus sa käid läbi erinevad testid oma elus. Jeesus igatseb, et sa oleksid temaga koos taevas. See on Jeesuse igatsus. See on see, miks Jeesus tuli siin maa peal üldse. Näitamaks, kes Jeesus on. Kuidas on Jumal armastus, kui palju Jumal armastab inimesi. Nüüd samamoodi, kui Jeesus armastab inimesi, kui palju meie armastame inimesi, kui me järgime Jeesust, kui me teenime Jeesust ja kui me tahame koos Jeesusega olla seal, kus Jeesus on. Hämmastav. Kõige lõpuks Jeesus ütleb veel, et
Jeesus tahab austada, tunnustada neid, kes teda teenivad. Vahel me ka otsime siin maa peal tunnustust ja see on ka oluline, et me vajame üksteise tunnustust ja ka kiitmist sellest, mida me teeme, aga meie lõplik tunnustus tuleb taevas. Isegi kui maa peal keegi meid ei tunnusta, ei oma tähtsust, ei olegi vaja võib-olla, aga Jeesus tunnustab meid selle eest, mida meie oleme teinud siin maa peal. Jumalaga koos, isa, poeg ja püha vaim. Näe, sina tegid seda, vaata sa tegid, see on nagu filmilint. See on nagu see sinu elu tead. Korraga tead, siin kõik tulevad filmilindi peal, mida sa kõike oled teinud ja rääkinud ja muidugi siin on väga kurb, eks ole, et see mees nagu ei tahtnud käia koos Jumalaga ja ma ei tea, paljud te seda lugenud olete. Ma nüüd skännisin sisse, mõtlesin, et prindin neid rohkem välja. See on hea jagada inimestele. Et see on nagu nii tõeline, et tegelikult me oleme kord Jumala ees. Ja siis me nagu saame oma palga sealt tegelikult. Jeesus tahab sind austada. Kokkuvõtteks. Anna siis Jeesusele üle see, mis takistab elamaks sul koos Jeesusega. See on kõige olulisem asi. Mingi mõte, mingi tegu, mingi olukord, mingi patt, mis veab sind kuskile vales suunas Jeesusest eemale. Anna see lihtsalt Jumal, ütles, et Jeesus, ma annan selle sinule, ma tänan, et Jeesus surid minu eest ristipuu peale. Ma tahan muutuda, ma tahan ennast sulle üle anda. Ma igatsen elada sinuga, ma igatsen teenida sind, ma igatsen järgneda sulle ja elada täisväärtuslikku elu koos Jeesus sinuga. Teeni Jeesust kogu jõust ja arusaamisega, mida Jeesus praegu sulle on andnud praegusel hetkel. Teeni kogu jõust ja arusaamisega, mida Jeesus on sulle praegu andnud. Ja usu mind, Jeesus annab sulle kogu aeg juurde, vaikselt. Kogu aeg annab vaikselt juurde. Lisab sulle arusaamist, kogemust, tunnetust, juhtimist, väge ja kõike, mida Jeesus tahab anda. See on Jumala töö. See on üleloomulik. Ja kolmandaks, ole alandlik Jeesuse eest. See on väga oluline. See on võti eluks ja täisväärtuslikuks jumalikuks eluks. Ole lihtsalt alandlik. Kui sa tegid vead, jah, ma tegin. See on minu viga. Ma olen rumal, ma ei mõistnud, ma ei saanud aru. Ma tegin seda rumalusest, teadmatusest või olin vähe kangekaelne. Ma olin liiga kangekaelne. Jeesus anna andeks, et ma olen nii kangekaelne olnud. Ma tahan meelt parandada. Ma ei taha enam neid asju teha. Ma tahan muutuda. Ma tahan ennast, annan Jeesus tõesti puhasta mind jälle. See on alandlikkuse võti tegelikult. Igal päeval. Nii kaua kui öeldakse, et täna on meil meelevald öelda Jeesusele. Jeesus, ma olen siin. Muuda mind. Paranda mind. Anna mulle andeks. Juhi mind edasi. Anna andeks minu rumalused, mida iganes ma olen teinud. See on see, miks Jeesus tuli siin maailma. Miks teda ülendati? Miks ta läks kui Jeruusalemma kui kuningas, aga löödi risti kui pätt ja kaabakas sinu eest. Sina oleks pidanud rippuma seal ristil. Aga tegelikult Jeesus rippus sinu eest seal. Ta rippus meid kõigi eest seal, ka minu eest. Et mina võiksin olla osatuses Jeesusega, et ma võiksin teenida Jeesus selles jõus, selles väes, mida Jumal on mulle andnud. Sina samamoodi. Ja jääme nende mõtetega palvesse. Jeesus, tänu sulle tõesti, et sa tulid siia maa peale ja sa näitasid, milline on Jumala armastus meie suhtes. Ja sina läksid armastusest risti peale, et lepitada meid elava Jumalaga ja ära võtta meilt need patud, need asjad, mis veavad meid, Jumal, sinust eemale, sinu tahtest eemale, sinu parimast eemale. Jeesus, me oleme täna sinu ees, nagu me kõik oleme. Me igatseme sind teenida.
me tahame sind järgida kogu südamest, kogu väest, kogu arusaamisest, mis meil täna on. Jumal, ma palun, et sa juhiksid meie samme tänasel päeval ja kõikidel järgnevatel päevadel, mis sa meile oled kinkinud. Jumal, sina tead ja sina tunned ja sina mõistad. Jeesus, tänu sulle, et me võime usaldada endid sinu kätte. Jumal, me palume kogu selle käina rahva sinu ette. Jumal, me palume, et sa annaksid meile julgust, väge ja meelevalda jõuda nende inimesteni, nii nagu Andres seal kreeklaste juurde või kreeklased tulid. Jumal, me palume neid kreeklasid oma ellu, kes igatsevad Jeesus sind näha. Jumal, me palume neid kreeklasi oma ellu, kes soovivad Jeesus sind näha ja sinuga kohtuda tõeliselt. Jumal, anna üks püha vaimu läbi üks tunnetus meie sisse ja julgus minna nende inimeste juurde ja öelda, mida sina tahad neile öelda. Ja juhtida neid, Jeesus, sinu juurde. Sest sina, Jeesus, oled meid kutsunud. Ja sina oled meid läkitanud välja. Ja ma tänan, et sa oled jätnud meile oma püha vaimu. Et teha seda tööd, milleks oled meid igat üksikut erinevalt kutsunud. Tänu sulle, et me oleme võinud anda ennast sinule üle taas. Anna andeks meie eksimused. Anna andeks meie rumalused. Anna andeks meie põikpähisus. Anna andeks meie kangkaesus. Me alistume ennast sinule. Et sinu püha vaim võiks täiel määral tegutseda meie sees, meie kaudu, meie läbi. Just seda, mida Jeesus sina tahad, et me teeksime. Tänu sulle, Jeesus, et sa kuuled meie palveid. Meie iga üksiku südame õhkamisi sinu poole. Sina tead, sina mõistad, sina kuuled, sina näed.